praegu alla vaadata, siis on päris hea. Päris kõrge juba. Aga nagu me räägime alati, hirmud on ületamiseks ja kes ei riski, see šampagnet ei rüüpa. I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. No tere! Jätsime meie märgi nüüd siia Maui saarele, mis on Hawaii'l populaarsuselt teine saar peale Oahut, kus käivad turistid loodust nautimas ja mida iganes siin tegemas. Me oleme praegu Hana Roadil, mis on siis selline hästi kurviline ja käänuline tee ümber ühe saare poole. Selle tee läbimine võtab aega terve päeva põhimõtteliselt ja iga natukese aja tagant on sellised armsad väiksed sillad ja kosed siis, waterfallid, kus saab ujuma minna. No tõesti iga nurga peal, need on iga 100 meetri peal. Ja kõik on erinevad ja kõik on väga ilusad. Haleakala mäe otsa lähme, mis siis on Maui kõige kõrgem tipp. See on selline tee, kus me sõidame pilvedest kõrgemale veel. Ja sealt saab vaadata sellist muinasjutulust päikesetõusu või väikse loojangut. Ehk siis päike, sina oled pilvedest üleval pool ja päike loeb sinna alla. Ja siin on meie sõber Oahult, Eerik. Ta räägib ka eesti keelt. Do you speak Estonian? No. Say something for Estonian. Aloha from Hawaii. More happy. Me siin ikka kaua seletame ja aega raiskame, varem lähme tripime ringi ja näitame teile seda ilu visuaalselt, mida siin näha saab. Jaa. Sest et kes seda meie mele ikka itsib kuulab täna? Tervist! Tere hommikust! Jõudsime siis nüüd ühte džunglisse. Ühte džunglisse. Me oleme Mauil hetkel ja me tulime ühe eestlase juurde, kes on elanud siin terve elu põhimõtteliselt džunglis. Et lähme ütleme tere talle. Lähme ütleme tere. Ta on hästi huvitav eestlane. Ta tuli siia sõja ajal Maui saarele ja elab siis sellises kohas. Siin väikene majakene tal. Gustav ta on elanud siin üle 30 aasta juba minu meelest. Tere Gustav! Ja. Siin me nüüd oleme. Jaaniga. No jah, tere! Tervist! Siin on siis Gustav. Ma annan ka sulle juurde kätt. Kuidas siis läheb siin Mauil? No, ei saa midagi nuriseda, kõik on vaja, täitsa tore. Kõik on tore? Ja. Aga kaua sa oled siis siin Mauil elanud? No ma arvan üks 45 aastat juba. 45 aastat juba, päris palju. Tahaks ka siin 45 aastat elada. Palju siin Mauil inimesi elas sellel ajal, kui sa siia kolisid? Ma arvan, et sellel ajal oli 45 000. Ja täna on siin palju? 140. Ma vaatan, et sul siin on täitsa Eesti lipud igal pool ja no, alati, Eesti küünlad ja... Ma olen tihti käinud Eestis, nii et selle pärast alati, kui sa vaatad minu... tule vaata seda, kui sa näed minu raamatud ka seal. No ma vaatan, põhiraamatud on siin olemas, kõik Tõde ja õigus ja kõik Oskar Lutsu teosed, Kevade ja Suvi ja... Ja siin on kõik need asjad siin ja siin all on isegi rohkem. Kõik ongi Eesti raamatud siis, jah? No ei ole kõik, aga suurem osa on neid. Okei. Vaatan, Tallinna vanalinn on ka ilusti siin seina peal esindatud. Et
et ikka natukene on see Eesti asi sul südames siis, jah? no jaa, ikka. Millal sa ise käisid viimati Eestis? Ma ei ole sealt, oli mõned aastad tagasi ikka. Okei. Sul on siis sõbrad ja tuttavad seal alles, jah? Ja ikka on mõned tuttavad seal ja ikka hoian kontakti vahest seal. Ja kuidas sa siis siin toime tuled? Elad siin aastaringselt, päike paistab, kasvatad ise endale tomateid? No ma proovin alati kuhugile minna ka iga aasta. Nii et minu elu on nii, et hoian rahad allapool niimoodi, aga ma proovin kuhugile ikka minna maailmas, nii et alati käin ühes kõik, kas ühel poolel või teisel poolel. Kus sa viimati käisid? No viimane paar aastat tagasi, kui ma olin siit läksin Thailandisse ja siis sealt läksin jõe läbi sinna Laosesse, see pea linn sealt ja siis läksin väikse auto ja väikse bussidega üle nende mägede ja läksin Vietnami ja olin seal ja võib-olla... Me peaks eeskuju võtma. Loomulikult. Sama vanad, siis laseme edasi. Loomulikult. Tuleb seigelda terve maad läbi. See on meie eeskuju siin. Täielik Kuule, aga ma kuskilt siin kuulsin, et sa kasvasid või elasid siin Mauil džunglis täitsa alguses ja oma perega ja lapsed kasvatasid džunglis ja kuidas see siis täpsemalt välja nägi? No ma tulin siia, et just seda natukene kergemat elu teha ja arvasin, et ma proovin ja mul alati meeldis, et profitaalne, nii et mul oli võimalus ja ma sain ühe koha, mis oli seal metsas ja ma ehituses ma sain omale ühe suure telgi, mis oli nagu tipi ja Okei. Kaua see džungli elu kestis siis? 15 aastat. 15 aastat, jah? No see telk ei jäänud, see oli võib-olla 1 aasta läbi. Kus kohas see siin oli? See oli rohkem Hana pool. Okei. Sa oled selle koha peal nüüd hiljem ka käinud vahepeal vaatamas seda kohta? See on kõik muutunud. Seal on mingid majad ehitatud ja asjad? Ja inimesed on suurte rahadega ostnud need kohad ära ja niimoodi. Kõik asjad olid olemas, nagu ma arvasin. 15 aastat lihtsalt džunglis. Isegi pärast poole, kui lapsed said suuremaks ja niimoodi. Aga lapsed elasid ka sinuga seal siis? Ja. Kogu aeg, jah? Lapsed siis täiesti beebi east kasvasid üles džunglis? Just, ja siis see on aed, nii et see on tomatid siin ja... Täiesti tavalised Eesti tomatid või? Ma proovisin... Või Hawaii omad siis? Hawaii tomatid siin. Ma ikka ostan see koolist, University of Hawaii. Need seemned. Nii et No väga vinge. Väga selline inspireeriv lugu jällegi. Kuhu eestlased võivad sattuda siis džunglisse Mauile? Kihvt. Sul on auto ka Eesti märgiga siin. No ja ikka. Ikka. Ikka peab olema. Täitsa Eesti värk sul siin. See teine asi seal all ka teab, mis te teate seal. Siin on Eesti ülevaatus on ka või? Kuule, aga siis on meil hästi pargitud, jah? Siis on jah. Ühesõnaga, siin nad tohivad ainult eestlased parkida. Kuule, aga Gustav, tore oli kohtuda ja... No jah, väga hea vaikse. Et väga lahe, et siin siuksed inimesed elavad. Teisel pool maakera eestlased ja... See on väga lahe, et Eesti on ikka veel südame sees. Meelest ei lähe. Eesti keel on suus, isegi et kui 40 aastat, 45 aastat siin elada. No ma arvan, et see Eesti menemine ka, kui ma läinud, see alati aitas väga palju ka, et ma sain. Ma olen seal olnud pikam aega ja siis ma kogu aja räägin rohkem, nii et see on aitanud väga palju selle eesti keelega. Ja isegi olen proovinud natuke kirjutada. Ma ei tea, kui hea ma olen sellega, aga ma ikka... Sa võiksid küll oma raamatu kirjutada. Eesti keeles. Eesti keeles, jah. Tore. Väga meeldiv oli tutvuda. Okei. Jaa. Minul oli ka meeldiv. Väga meeldiv. Väga hea. Nüüd üle pilvede. Lähme üle pilvede. Lendame kõrgelt. Tšau.
oleme jõudnud siis omadega sõna otseses mõttes maailma lõppu. Oi. Me oleme umbes 3000 meetri kõrgusel üle pilvede ja siin on siis siuke place, kus siis inimesed võtavad vastu oma õhtu ja mina teen ka siin ühe timelapsi kohe. Tere õhtust. Tere hommikust kell 2 öösel. Kus me läheme? Täiesti magamata. Ja me läheme ronime mäe otsa, mis on väga kuulus haik, Stairways to Heaven. See on selline põhihaik siin Hawaii'l, mida kõik turistid teevad. Kohalikud võib-olla ei viitsi nii väga. Aga sealt avanevad väga võimsad vaated. Kas see on lubatud matk üldse? Kuule, mu sõber lubas ikka. Tegelikult see ei ole lubatud ja seal on trepid, mis viivad üles 3922 sammu, kui täpsem olla. Ja need trepid ehitati sinna sõja ajal. Need on veel siiamaani seal alles. Ja inimesed käivad seal matkamas. Vahepeal inimesed kukuvad sealt alla ja saavad surma. Ja sellepärast on see keelatud. Ja turvamees tuleb siin täpselt 55 minuti pärast. Seega peame ruttu minema enne, kui ta tuleb. No selge. Nii tulime korra poodi 7-Elevenisse, meie lemmikpoodi. Öösel. Ja ossime mingit stuffi. Energiaparki. Tegelikult on seda väga vaja meil. Väiksed baarid siin, Coca-Cola. Sellepärast, et see 3000 või 4000 trepiastet on ikka päris julm ja otse 90 kraadi üles niimoodi. Ja see võistab ära 2 tundi järjest ronimist redelist. Et öösel seda võib-olla nii märgatav ei ole, aga kui alla hakkame tulema, seda ma mäletan, see on väga retsne. See oli äge. Ma juba ootan seda. Üles võib-olla on siuke, sa ei saa aru midagi. Sa kogu aeg ronid. Tükk, aga alla. Ai.